Hea mobiilside kasutaja. Ilmselt oled kuulnud, et Eesti on uue ja huvitava mobiilside generatsiooni ehk 5G lävel. Kui täna on juba mõned asukohad, kus saad 5G'd nautida, siis lähiaastatel on oodata 5G olulist laienemist. Kuid mida uus tehnoloogia endaga kaasa toob? Esiteks toob 5G kaasa andmeside kiiruste kasvu. Kiirused, millest räägime, võivad ületada ka maagilise 1 gigabitt sekundis piiri. Teiseks võimaldab 5G kasutusele võtta palju uusi teenuseid, mida senised mobiilsidevõrgud ei võimalda. Tänu 5G märksõnadele nagu madal viiteaeg, asjade internet ja masinate vaheline side on võimalik ühenduda võrguga nii meie kodused kui ka tänavapildis olevad seadmed. Madal viiteaeg annab võimaluse juhtida näiteks drooni, autot või kirurgilisi seadmeid ilma viivituseta ka siis, kui inimene asub teisel pool maakera. Aastal 2022 viis TTJA läbi 2 enampakkumist 5G sageduslubadele. Sagedusalas 3,6 GHz väljastas TTJA 3 sagedusluba. Tegemist on 5G tuumiksagedusalaga, kus kõrged sagedused ja laiad kasutatavad ribalaiused tagavad hea katvuse ja suured kiirused linnatingimustes. Teisel enampakkumisel jagati välja 6 sagedusluba, seekord 700 MHz sagedusalas. See sagedusala on tuntud oma heade levitingimuste poolest. Madalam sagedus levib kaugele ja sobib 5G levi tekitamiseks eelkõige maapiirkondades, kus asustustihedus on väiksem. 2023 aasta veebruaris kuulutas TTJA välja 3. sageduslubade konkurssi. Sel korral hakatakse lubasid väljastama sageduse poolest kõige kõrgemas, 26 GHz sagedusalas. Need sagedused ei levi kaugele, kuid see-eest võimaldavad ülikiireid andmeedastuskiiruseid. Selle sagedusala suured kiirused ja madal viiteaeg on teerajajaks, näiteks isesõitvatele autodele või virtuaalreaalsuse edasisele arengule.